Meie tänaseks teemaks on meik ühistranspordis. Ma olen ennast korduvalt ja korduvalt ühistranspordis meikinud ja saanud selle eest halvakspanu, saanud muigeid, aga see ei ole mind kunagi takistanud, sellepärast et kui ma mõtleksin ja muretseksin iga päev, mida keegi minust arvab, siis ei saaks ma ju, olgem ausad, toast väljagi minna. Tavaliselt teen ma ühistranspordis meiki siis, kui ma olen kas kuhugi juba hilinenud või hilinemaas. Kui ma olen hilinenud, siis ma tellin takso ja meigin ennast taksos. Kui ma olen hilinemaas, siis ma teen seda trammis. Täna me oleme trammis. Tavaliselt peab minu kott sisaldama väga-väga palju ja selleks on mul Kadri Kruusi kott, mida on võimalik kanda nii klutšina kui ka minu jaoks väga sobivalt praktiliselt turukottina, kuhu mahub nii küünelakk, kuhu mahuvad absoluutselt kõik erinevad lauvärvipaletid, mida ma suure kiiruga kotti kaasa kraban, kui ka võib-olla mõni üksik banaan. Tavaliselt olen ma oma asjad sättinud nii, et meigipõhi on tehtud kodus. Sellepärast olen ma seekord kasutanud Guerlaini Beauty Boosterit. Lisaks on mul Makeup Store'i tolmpuuder, milk. See sobib absoluutselt igat tooni jumestuskreemiga ja silmade all on mul siin Maybellini concealer. See on üks tugevamaid concealereid, mille ma olen leidnud ja kui ma hiljuti meikisin klienti, kes oli maganud täpselt 2 tundi ja pidutsenud täpselt 22 tundi, siis see oli see, mis need mustad silmaalused ka ära kattis. Ja selleks, et erinevad lauvärvid sinu lau peal eriti intensiivsed oleksid, siis tasub alati panna alla primer. Minul on selleks Urban Decay. Nüüd, kui primer on peale kantud, siis ma võtan oma Zoeva paletist ühe heleda tooni, mis kannab nime Handmade. Kas pole kaunis nimi? Ja kannan selle kõik oma liikuvale laule. Minul on päris uus Dr. Hauschka kollektsioonist, mis kannab nime Comeback. Seda roosat värvi ma kasutan üsna heldekäeliselt ja ma tõmban teda kuni siiamaani. Nüüd, kui ma olen mõlematele laugudele kandnud roosat värvi, siis ma hajutan selle sujuvalt selle eelmise Zoeva heleda lauvärviga. Nad saavad mõnusalt ühte. Nüüd, kui roosa lauvärv on hajutatud, siis ma lisan siia kulmu alla pisut heledat tooni. Kui silmad on tehtud, siis minu jaoks silmameigi kroon on see, et tuleb kindlasti ka korda teha kulmud. Ma segan oma vahel toonid Pepple ja Chestnut. Kui ma kasutaksin ainult tooni Pepple, siis minu jaoks jääks liiga heledaks. Ja kui ma kasutaksin ainult Chestnuti, siis ta jääks liiga tumedaks. Loogiline. Nüüd ma olen jõudnud juba ripsmedušini ja ripsmedušiga on alati see teema, et tuleb oodata, kui tramm seisab. Muidugi võib ka ripsmeid värvida sellel ajal, kui tramm sõidab, aga alati on variant, et siis võib õnnetus juhtuda. Mulle meenus praegu üks seik, kui ma elasin Nõmmel ja kui mul oli traditsioon, et alati, kui ma läksin hommikul duši alla, siis ma ennem liikusin sujuvalt mööda pesukapist, võtsin aluspüksid, panin aluspükstega juuksed kinni. Kui ma olin duši alt ära tulnud, siis ma panin ennast riidesse ja läksin sujuvalt rongi peale. Ühel päeval läksin ma täpselt samamoodi rongi peale ja vaatasin, et ohoo, kus mul on alles lööki, kõik vaatavad mind. Kuniks äkki meenus mulle, et ma olin unustanud aluspesu juustesse. Nüüd, kui silmameik on tehtud, siis on põhimõtteliselt võimalik jätkata kontuurimisega. Kontuurimiseks kasutan ma Makeup Store'i toodet. Seda tuleb panna õige vähe ja sellega ei tasu liiale minna.
põsepunana läheb loosi ei miski muu kui seesama kurikuulus Dr. Hauschka comebacki kollektsiooni põsepuna, mida ma tegelikult olen juba kandnud siia ja nüüd on aeg tal ka koht sisse võtta põskedel. Ma kasutan igaks juhuks heledamat versiooni ja kui sellest jääb väheseks, siis ma lisan seda lillekujulist tumedamat. Minu hea sõber Dr. Hauschka meigikunstnik ja nende loominguline juht, kes on just selle sama kollektsiooni loonud ja väga palju teisi, on alati soovitanud roosat tooni kanda ka pisut lõuale, vaatame, mis saab, kui üldse midagi saab. 5 aastat noorem, pole paha. Selleks, et veelgi rohkem helgust luua, siis lisan ma siia silma alla pisut heledat lauvärvi. Meil on siin oma fännklubi tekkinud juba. Mul on käes 2 pliiatsit ja üks nendest on seesama Nüxi Wonder pliiats, mida ma kasutan aeg-ajalt selleks, et huult visuaalselt justkui suuremana näidata. Ja kui tramm juba seisab, siis tuleb imekiiresti teha ära ka huule piirdejoon. Selleks on mul Max Factory Red Blush number 12. Max Factory huulepliiatsiga joonistan ma terve huule ära. Nüüd, kui ma olen huule piirde pulgaga kenasti ära toonitanud, siis nii võibki nad jätta, kuid milleks? Kui on huulepulki, siis nad on ikka selleks, et neid huulele kanda. Max Factoryl on väljas uus kollektsioon, mis on pühendatud Marilyn Monroe'le ja Marilyn oli just see, kes armastas erinevaid Max Factory tooteid. Ja mina kannan tooni, mis kannab nime Berry. Ja ongi valmis minu trammimeik, mitte midagi rasket. Lihtsalt võtad pintsli kätte, natuke siit, natuke sealt ja meik on olemas. Minul on aeg väljuda selleks, et ma ära ei sulaks, kuna väljas sajab vihma ja ma olen ju ometi suhkrust. Panen ma pähe rätiku. Vineeri. Ärge teie unustage jälgimast Stellariumit, ärge unustage olemast meie Facebooki fänn ja kindlasti vaadake minu tegemisi ka Instagramis. Kohtumiseni!